Nii, palun järgmised küsimused. Arvo Valton, Kirjanik Riik. Esimene küsimus. Ausalt öelda, teie põhjendus fosforiidi maardlate evitamise suhtes ei veennud. Ja minu meelest sellest ikkagi tulebki alustada. Nii, et kui need varud peaks kinnitatama, kas on ette näha tõepoolest tõsine majandusteaduslik töö variantide kaalumisel, väljatöötamisel, võrdlemisel kõikide võimalike leiupaikade suhtes üldse Nõukogude Liidus. Näiteks Jakuutia fosforiitidest öeldakse ära ainult sel põhjusel, et puudub tee sinna. Kas ei tule näiteks tee ehitamine odavam kui olemasoleva majandusstruktuuri lõhkumine juba majanduslikult intensiivses paigas? Samuti ei ole Kesk-Aasia fosforiitide evitamise ebasoodsaks tingimuseks mitte üksi rikastatavus, vaid veeprobleemid. Jälle, kas selliseid variante kavatsetakse kaaluda üldse? Ja see on selgelt muidugi üleliiduline probleem. Nii, teine küsimus. Praegu laekub Eesti Televisiooni, Kirjanike Liitu, mitmele poole mujale massiliselt kirju väga paljude allkirjadega, mille toon on üsna üksmeelne ja kategooriliselt eitav fosforiitide kaevandamise vastu Eestis. Kas Vabariigi Valitsus, nii nagu me täna kuulsime, tahab vastanduda ikkagi nii levinud ja minu meelest küllaltki põhjendatud hoiaku vastu? Nii, seltsimees Valton, võib-olla algame lõpust peale. Meie jaoks on primaarne, on toitlustusprogramm. See on leib, see on piim, see on liha, mis peab olema laual nii täna, homme, 90. kui ka 2000. aastal. Ja selle täiteks tuleb meil ette näha meetmed rikkumata elukeskkonda. Veel kord toonitan, rikkumata elukeskkonda. Sellepärast jällegi pakkuda välja mingeid lahendusi, mingi reaalse tõenäosusega, mis on reaalteadustes tunnustatud täna, fosforiitidega varustamiseks selle toitlustusprogrammi tagamisel Rakvere või konkreetse Kabala maadla baasil. Mina ei võtnud alguses peale endale omaks teid ei veenda, vaid vastupidi selgitada probleemi. Sellepärast see juba sõltub, nagu öeldakse, teie endi häälestatusest ja ettevalmistusest. Teiseks, ja ma usun, et siin ma palun ja kutsun teid kaasa siiski, nagu öeldakse, rääkima, mis on primaarne ja mis on sekundaarne. Teiseks, mis puudutab üleliidulist probleemi. Ja liidus ka keegi ei maga, vaid on vastu võetud liidu kompleksprogramm, mis on kinnitatud Nõukogude Liidu Kommunistliku partei Keskkomitee ja ministrite nõukogu määrusega 11. septembrist 1985. aastal ja kust nähakse ette meetmed alates Kaug-Idast ja lõpetades kõikide lääne vabariikidega. Seega paika on pandud kompleksprogramm, veel kord toonitan, kompleksprogramm, endi vahel seostatuna, kus juures isegi ette nähtud import väetiste sissevedu, fosforväetiste osas. Nii et selles suhtes võite mitte kahelda, et nüüd Eestimaa on selles suhtes pioneer või ainukene, kes oma rinna ette ajab, et meil on nüüd ainult Toolse või Kabala ja tulgem nüüd kõik siia. Ei, ärgem olgem nii primitiivne nendes küsimustes ja uskugem, et teised tunnevad mitte vähem hoolt oma toidulaua katmise eest, kui seda tunneme meie. Nii, palun järgmine. Järgmiseks teie. Eesti Televisioon, Juhan Aarek. Lugupeetud Bruno Saul, teie oma sõnavõtus justkui
kriitiliselt suhtusite seltsimees Juri Jampoli antud intervjuusse Eesti Televisioonile. Ma sooviksin pisut täpsustada paari sõnaga selle intervjuu saamislugu. Mina Eesti Televisiooni esindajana viibisin Moskvas ja pöördusin Mineraalväetiste Tööstusministeeriumi ministri asetäitja Anatoli Osipovitš Koževniku poole palvega nimetada inimene, kes oleks kompetentne vastama Eesti Televisiooni poolt esitatud küsimustele, mis on seotud meie vabariigi fosforiidimaardlatega. Ja seltsimees Koževnikov ütles nendes küsimustes meie ministeeriumis kõige kompetentsem inimene on seltsimees Juri Jampol. Andis tema telefoninumbrid ja palus meil temaga kohtuda. Ja kõik see, mida me oleme avaldanud Eesti Televisiooni kaudu, mida me oleme avaldanud ajalehes, mida te tsiteerisite, on sõna-sõnalt öeldud seltsimees Jampoli enda suu läbi. Ja antud juhul meie kui ajakirjanduse esindajad võtsime tõepoolest üsna tõsiselt tema öeldud sõnu ja mulle tundub, et me võib-olla eriti valesti ei käitunud. Tänases Rahvahääles juhitakse meil tähelepanu ka sellele, et ajakirjanik justkui sattus Moskvas eksiteele. Et suure üleliidulise koondise juhi sõnadesse peaksime tulevikus suhtuma kriitilisemalt ja veel kusagil täpsustama andmeid ja võib-olla tõesti need sõnavõtud, millega me teinekord salvestatuna Moskvast oleme vabariigi, nõuaksid täiendavat kontrolli. Nii et ma tahtsin teile seda öelda, kuidas see intervjuu sündis ja miks me niimoodi neid materjale kasutasime. Ja kui te ütlesite siin niisuguse sõna, et me peaksime ausalt neid küsimusi arutama, siis ma julgen teile küll öelda, et ei mina ega minu kolleegid seni ebaausat mängu mänginud ei ole. Ja nüüd ka üks väike küsimus. Ma tahaksin juhtida nii teie kui ka kogu saalis olevate inimeste tähelepanu sellele, et möödunud aasta veebruaris avaldas ajaleht Rahvahääl tõlgituna ajakirjast Novõi Mir Anatoli Ivašenko kirjutuse Maamuld. Ja seal on öeldud sõna-sõnalt nii. Ma ei hakka praegu selle autori olemust täpsustama, ma usun, et paljud teavad, kes see mees on. See mees ütleb nii, 40% Nõukogude Liidus kasutatavast mineraalväetistest praktiliselt ei mõjuta taimede kasvu. Kuna rasked ratastraktorid on mulla niivõrd kinni tampinud, et need mineraalväetised, mis me põllule viime, praktiliselt taimi ei mõjuta. Tähendab, teeb autor järelduse. 10 väetisetehasest 4 Nõukogude Liidus töötavad tühja ja mis veelgi olulisem, rõhutab inimene, kes on aastakümneid Nõukogude Liidu mulla uurimisega tegelenud, need mineraalväetised põhjustavad mulla mürgitamist ja sellega seoses mullaviljakuse kiiret vähenemist ja igal aastal Nõukogude Liidus kannab tuul minema sellise koguse mulda, mis võrdub umbes 180 miljoni tonni teraviljaga. Kuidas sellisesse seisukohta suhtub? Kui ühe sõnaga, siis negatiivselt. Selles suhtes on ilmunud, kui ma ei eksi, kas oli ajakirjas Novõi Mir, oli ühesõnaga terve pikk kirjutis muldade kohta, eriti stepirajoonides, sealhulgas ka mustmullavöönis. Usun, te olete seda ka lugenud. Ja just sealt need samased probleemid, muldade kinni tampimise probleemid tuuakse tõesti väga teravalt esile. Sealhulgas ka väetiste kasutamise efektiivsus nendes muldades või nendes kohtades. Sellepärast ma ka rääkisin, et kui meie üles ehitasime oma viljatootmise ja toitlustusprogrammi realiseerimise teed, siis ma nimetasin siin 3 aspekti. Kõigepealt tehnika. Ja ma usun ka seda, vähemalt Müür on kindlasti, nagu öeldakse, seda asja kommenteerinud ja näidanud palju kordi, millele me läksime üle uute külvikute väljatöötamisel.
esiteks vähendamaks seda samast koormust pinnasele, teiseks tegemaks ühe ja sama masinaga kohe 4 operatsiooni, kolmandaks samaaegselt viima mulda nii tera kui granuleeritud mineraalväetised, juba liitväetise, kusjuures erinevatele kõrgustele ja oma kindla geomeetriaga 4 tera vahele 1 graanul. Seega ma tahan öelda seda, et muidugi tuleb lahendada asju kompleksselt, mitte vaadata ainult kas nitroamafoskat või fosformaaki või tehnikaid, vaid kõiki tuleb lahendada kompleksselt. Ja ka see kompleksprogramm praegu meil ongi paika panemisel alates Valga, seejärel Tartu võidu rekonstrueerimise näol selliste masinate tootmiseks, mis ei tambiks põldu niimoodi kinni, kuni koristusmasinateni, milliseid meil praegu ei ole ja kahjuks me olime sunnitud ka seltsimees Gorbatšovile siin selgeks tegema, et ei tonn 1500, ei tonn 1200 Eestimaa tingimustes, kus on küngastik, kus on väiksed põlulapid, kus on sügisel suur niiskus ja nii edasi, ei anna seda efekti, mis me võime saada meie põldudelt, kui me kasutaksime õiget tehnikat. Ja sellepärast ka kombainide osas me läheme välja, nagu öeldakse, uute ja on olemas sellekohased kokkulepped. No jutt käib konkreetselt E516-test GDR-i või DDR-i toodangust ühesõnaga. Nii et ühesõnaga tegemist on täiskompleksiga. Kui nüüd seda nagu öeldakse globaalselt, siis ma juba ütlesin, ma olen täiesti nõus, et ajakirjanikud võtavad oma kas šehpluse alla või luubi alla või kuidas soovite, nii nende mineraalväetiste kasutamise Eestimaa kui ka liidus tervikuna, sest tõesti probleeme on ja tõsiseid probleeme ja kui nad oleksid ainult väetiste valdkonnas, teate, probleeme on kas või selle samase teravilla hoidmise valdkonnas. Sellepärast kõige nende negatiivsete nähetega tuleb võidelda ja need reservid ära tuua kasutamaks rahvamajanduse huvides, inimese heaolu huvides, kuid mitte nende näidete varal peatama elu kuskil teises kandis, et sellega, kuivõrd iseendast ümber paigutatavad, need reservid praktiliselt ei ole. Sellepärast, kui ka see näide, ütleme siin Jakuutiast ühesõnaga, Jakuutia evitamine, võib-olla selle aja peal meil tuleb nõelda oi, kui palju veel voolab vett merre, enne kui me saame ühesõnaga säälpalt ühesõnaga väetisi või teiste sõnadega leiba. Sellepärast neid probleeme tuleb ikka lahendada konkreetses ajas ja ruumis. Ja sellepärast veel kord realiteedi ja ka meie filosoofia põhitõdedeks ongi selles suhtes, eks ole, ühest küljest dialektika ja teisest küljest käsitleda kõiki küsimusi konkreetses ajas ja konkreetses ruumis. Palun. Kas vastab tõele, et geoloogia valitsusele ja ka mineraalväetiste tööstuse ministeeriumile on antud õigus Lääne-Kabala fosforiidi varud erandkorras kinnitada enne, kui on välja töötatud nende fosforiidi varude kaevandamise tehnoloogia? Ei ole, tähendab siin natukene võib-olla terminoloogiline, nagu öeldakse, ebatäpsus on vist selles. Jutt käib praegu siiski varude kinnitamisest, aga lõplik tehnoloogia, see, millest rääkisid kõik mu kolleegid siin laua taga, kuulub väljatöötamisel juba tehnilis-ökonoomilise põhjenduse käigus selle maardla evitamiseks. See on see töö, millest ma rääkisin, mis praegu seisab ja see töö üldse ei käi. Sellepärast praegu käib maardla uurimistööde programmi raames. Siiski see programm, mis on kirja pandud konkreetselt varude kindlaks määramisel. Koos sealjuures põhilahenduste väljapakkumisega tootmise tehnoloogia valdkonnas, veel kord kordan, hüdrogeoloogilises valdkonnas ja ka ökoloogilises valdkonnas. Kuid projekt, kui te mõtlesite selle all konkreetset tehnoloogiat, eks ole, kuni nende tehnikani välja, kuidas kasutada kas või seda Viru kaevanduse näiteks tehnoloogiat ja nii edasi juba seal konkreetses Kabala tingimustes, siis seda
praegu ei tehta, vaid see tehakse selle teise projekti käigus siis, kui sellega hakkab tegema mineraalväetiste ministeerium. Sest praegu tegeleb uurimistöödega meie geoloogiavalitsus ja tema liiduliseks šefiks vaheldus on geoloogiaministeerium, mitte mineraalväetiste tootmise ministeerium. Tänan. Nüüd on järjekord jõudnud Ants Paju ja palun. Eesti Loodus, Ants Paju. Ainult üks küsimus. Seltsimees Saul, olge pai, andke veel kindlust juurde, kas võime siis selle etapi nüüd tänasega lugeda lõppenuks, mis algas Eesti Raadio Valges saalis, kus anti stardipauk tollele hirmule, mille sünnitas, et üks harukond tuleb paikkonnale kallale ja ei arvesta paikkonna huve. Tähendab, me täna saime sellele kindla vastuse, et see on nõnda. Ja nüüd meil on kindlus ja me peaksime ise endale küsimuse püstama nii, kas selle tegevuse käigus, sellel emotsionaalsel foonil, mis on vabariigis loodud, ei peaks me välja töötama oma keskkonnakaitse strateegia ja sellest tulenevalt hierarhiseerima probleemid, et siis meie rahvas, kes ootab ajakirjanike vahendusel selle probleemi tõlgendust, natukene saaks rahu ja kevadtöödelegi teise tundega vastu minna. Sest kui lugeda neid luuletusi ja kõiki kirju, mis on tulnud, siis tuleb aru saada, et selle väikse paiga rahvas on tõesti praegu suuresti nikastatud mure poolest. Ma olen kahe käega teie poolt. Hääletan kahe käega ja toetan teid igati. Ma ütlesin kuni selle keskkonnakaitsekomitee moodustamiseni välja, et ühesõnaga oleks nii riiklik organ kui ka täismeetmete programm, mis garanteeriksid meil elukeskkonna säilitamise mitte ainult meie lastele, vaid ka lastelastele ja järgmistele põlvedele juba järgmises sajandis. Ma tahaksin seltsimees Paju küsimusega liituvalt ettepanekut täpsustada veel selles suunas. Kas me saaks probleemi, mida me praegu arutame, käsitleda nii, et toitlusprogramm tuleb meil lahendada, kuid fosforiidimaardlate evitamise programm on meil paberile pandud nendel kaugetel aegadel, kui Nõukogude Liidu majandust tervikuna iseloomustasid ekstensiivsed ja mitte praegused intensiivsed majandusviisid. Kas meil ei tuleks sellest järeldudes võtta endale õiguse kogu programm kriitiliselt läbi vaadata ja tõepoolest küsimused hierarhilisse järjekorda seada? Ja ma põhjendaksin seda järgmise näitega. Nõukogude Liit on aastaid olnud maailmas esikohal mineraalväetiste toodangu poolest. Ta toodab mineraalväetisi praegu 1,6 korda rohkem kui Ameerika Ühendriigid. Ometi me veame teravilja sisse Ameerika Ühendriikidest. Järelikult peab lahendus leiduma mitte põllumajanduse kemiseerimises, vaid põllumajanduses elementaarse korra loomises. Sest Lennart, ma oleksin teiega täiel määral, vabandust, Lennart Meri, vabandage familiaarsuse eest. Me alles hiljuti kohtusime ühise laua taga, juba rääkisime, mis öeldakse südamed tühjaks üksteisel. Aga siin ma oleksin teiega täielikult nõus, et ümbervaatamisele programm tõesti tuleb. Ja kui te panite tähele, siis ma mainisin ka seda, et 1985. aastal vastu võetud määrus ei leidnud realiseerimist 5 aastaku plaanisega programmis, sest meil puudusid selleks reaalsed võimalused. Teiste sõnadega selle määruses, mida ma juba mainisin, paika pandud programm oli teataval määral ennatlik. Kuid ma ei ole nõus selle väitega ekstensiivse, intensiivse seisukoha suhtes, kuivõrd määrus valmistati ette ja võeti vastu 85. aasta lõpul, meil novembris, liidus septembris. Nagu te mäletate, paika pani asjad aprilli pleenum aprillis. Nii et ühesõnaga teatav inerts, mõtlemise inerts, tegutsemise inerts on kindlasti määruses sees ja see andis ennast juba näha kohe 12. 5 aastaku programmi, nagu öeldakse, formeerimisel.
ja kindlasti 13. viisaastaku programmi, mille koostamine praegu käib nii meie vabariigi riigiplaanis kui ka liidu riigiplaanis, leiduvad korrektiivid, mis tuleb sisse viia ka selleste mineraalväetiste tootmise programm. Nii et selles osas ma olen teiega täiesti nõus. Nii, seltsimees Undusk. Eesti Televisioonist Felix Undusk. Tähendab, mul jäi arusaamatuks üks selline vastuolu. Ma loodan, et Saul, te oskate ära seletada, milles see seisneb või mis on siin põhjus. Teie kinnitasite, et kohtumisel seltsimees Koževnikoviga sai kinnitatud veel, et see protokolli järeldus, mis 83. aastal alla kirjutati, see on pädev antud hetkel. Ja projekteerimist ei toimu ja nagu ma sain aru, enne 88. aastat selle juurde ei asuta. Samas kolleeg Juhan Aare kirjeldusest, kuidas ta selle intervjuu seltsimees Jampoli käest sai Moskvast, kuulsin ma, et seltsimees Koževnikov ise volitas seltsimees Jampolit viidates, et tegu on kõige kompetentsema isikuga selles küsimuses ja seltsimees Jampol kinnitas, et projekteerimine käib, kui ma õigesti aru sain, ja teadis välja öelda kõik arvulised andmed, maardla aasta võimsuse ja nii edasi tootmistegevuse kohta. Tähendab, minu jaoks on siin küllaltki arusaamatu esialgu vastuolu. Ehk te oskate selle ära seletada. Kas on tegu siis, nagu öeldakse, aseministri, nagu öeldakse, korraldustest üleastumisega, koordineerimatusega, mis on mõeldamatu ühe ministeeriumi raames, või riigi raha lubamatu raiskamisega, kui projekteeritakse seda, mida pole eesmärgiks seatud? No kõigepealt ma seltsimees Jampoli eest vastata ei saa, eks ole, teda ei ole siin ja ma ei võtaks omale sellist õigust isegi kommenteerimaks, miks ta niimoodi ühesõnaga, nagu öeldakse, astus üle ministri otsusest, mis on vastuolus nii distsiplinaarnõuete, eetikanõuete ja kõige muu. Sellepärast ma seda osa ei kommenteeriks, kusjuures ka minu kohtumisel seltsimees Koževnikoviga, kusjuures seltsimees Koževnikovi soovitus Aarele, ma leian, et oli täiesti õiguspädevuses ja mitte midagi vastuolulist selles mina ei näe ja ma usun, et ei Aare, ei Koževnikov ise ka, kuid juba kohtumisel minu juurde, kusjuures ta minuga kohtus juba ministri volitusel, ei kutsutud enam seltsimees Jampoli, ma ei hakanud ka pieteeditundest, nagu öeldakse, uurima, kes, kus ja miks. Kusjuures nad olid väga teadlikud, nii seltsimees Koževnikov kui ka Jampoli esimene asetäitja olid väga kursis, millise laine see ebatäpne informatsioon Eestimaal, nagu öeldakse, üles kutsus. Nüüd, mis puudutab projekteerimist, nähtavasti siin on jällegi arusaamade või terminoloogia küsimus, ma ütleksin niimoodi, nii nagu Aaregi praegu esitas. Tähendab, mis siis toimub? Ja toimub uurimistööde tsükkel, mida teostab praegu meie geoloogia valitsus. See toimub. Seal määratakse mahud kindlaks, tagavarad kindlaks ja nii edasi. Kuid see, mis puudutab kaevanduse projekteerimist, õigemini selle esimest staadiumit, tehnoökonoomilise põhjenduse tegemist, siis kuivõrd objekt ei ole 5 aastaku plaanis, juba meie seadusandlikkus ei luba seda projekteerida. Ja selle projekteerimine ei toimu. Ja seda kinnitasid kõik need, kes eile viibisid ministrite nõukogu istungil. Nii, nüüd me oleme ajalimiidi kõik ära kasutanud juba. Kuidas seltsimees Saul, kas on veel võimalik küsida küsimusi? Ma ei on kogu aeg vett, pean vastu. Nii, võib veel. Nii, palun. Siin oli Vello Pohla, Eesti Televisioon. Siin oli juttu sellest, et me peame avalikustamise ajal rääkima ausalt kõikidest asjadest. Ma istun siin pressikonverentsil ja püüan mõtleva inimesena, nii nagu me kõik oleme, siiski aru saada ühest põhivastuolust, mis on meie pressikonverentsil siin lahendamata jäänud. Ma ei saa nüüd aru, kumb ei ole aus,
kas teie peaminister või Juri Jampol, ühe ministeeriumi ühesõnaga tegutsev, toimiv ametnik. Ma tahan uskuda teid, selline peaminister, aga mul jääb arusaamatuks loogiliselt võttes, ilma emotsioonideta, selle ministeeriumi ametniku tegutsemise motiivid, kes järsku vastuolus ministri asetäitja otsustele, plaanidele ja kavatsustele justkui põranda all planeerib suurt ettevõtmist liiduvabariigis, ühesõnaga, ja kuidas ta julges seda teha, kas ta tegi seda provokatsioonilistel kaalutlustel või mis motiivid sellel inimesel olid. Ja kui ma ei saa sellele vastust, sellele küsimusele, te ütlete, et te ei rääkinud ministri asetäitjaga, sellel küsimuses ei olnud teil juttu, et mis motiividel siis see asi käib. Siis te mõtleva inimesena ma ei saa sellele küsimusele vastust terve tänase selle pressikonverentsi puhul ja see jääb õhku rippuma kahjuks. Tähendab, kohtumisel Juri Jampoliga me tõesti küsisime mitu korda, kas toimuvad mingisugused projekteerimistööd. Ja seltsimees Jampol ütles meile, jah, projekteerimistööd toimuvad. Tema oma käega on mul kirjutatud siia sisse. Need tööd toimuvad projekt Razrabotki Mezda Raždeni ja asutuse nimi Koskor Himprojekt. Direktori nimi Kuljaev Vladislav Vladimirovitš, telefoninumbrid. Palun pöörduge nende inimeste poole, te saate täpse vastuse projekteerimistööde tänasest käigust. Projekteeritakse mõlemaid Toolse karjääri Kabalapäevadus. Selline oli üleliidulise koondise juhi vastus minule ja oma käega on ta see kirjutanud. Ja teiseks, meil oli kohtumine ka selle ministeeriumi peageoloogiga ja me esitasime talle küsimuse, et kuivõrd kujutletakse seal ette Pandivere kõrgustiku Rakvere rajooni hüdrogeoloogilist iseärasust. Ja peageoloog Aljonov Jevgeni Sergejevitš ütles nii, mingeid erilisi iseärasusi seal ei ole, mõningaid veeprobleeme tekib, mõne kilomeetri või võib-olla mõne 10 kilomeetri raadiuses pisut vesi langeb, pärast see taastub ja ongi kogu lugu. Tähendab, meile sai kahjuks seal selgeks, et kas tahtlikult või mitte, juhtivatel ametiisikutel ei ole piisavalt informatsiooni väga keerukast hüdrogeoloogilisest situatsioonist Rakvere rajoonis ja juhul, kui seda informatsiooni ei ole ja toimuvad intensiivsed projekteerimistööd ja öeldakse meile täpselt aastaarvud, millal tuleb tehnika kohale ja kaevatakse auk maa sisse, siis tähendab, tekib ju loogiline küsimus ja isegi, kui soovite, hirm, et nii keerukas Eestimaa piirkonnas hakatakse nii mastaapseid töid ette võtma. Kui lubatakse siin sõnarega, ma vastaksin küsimusega. Miks te ei esitanud küsimust näost näkku? Kuidas suhtub seltsimees Jampol oma ministrisse? Miks ei tunnistada distsipliini? Ja miks ei tunnistada eetikat? Ja esitate need küsimused minule. Teil oli ju teada ministri poolt alla kirjutatud dokument koos endise peaministri Klausniga. Minule paluti selle inimese poole pöörduda kui kõige kompetentsema ametiisiku poole selles ministeeriumis. Nõus, aga ma ütlesin, te ju teadsite dokumenti, mis kehtib tema suhtes tema ministri näol. Ja nüüd tahate minult saada vastuse küsimusele, millele oleks pidanud esindama temal. Ma täpsustasin lihtsalt Vello Pohla küsimus teile. Ma saan aru, aga ma ütlesin, ma ei saa lihtsalt sellele küsimusele Vello Pohlale vastata, sest ma Jampoliga rääkinud ei ole. Ja ei pea isegi vajalikuks temaga rääkida. Selleks on olemas minister, kes on ühesõnaga võrdväärne. Selleks on olemas minister, kes on ühesõnaga võrdväärne liidu valitsuse liige minuga ja kes vastutab pariteetsel alusel koos minuga. Aga kui ma lähen sinna alla, uskuge, me võime Nõukogude Liidus leida peale selle 2 inimese, keda nimetas seltsimees Aare praegu, vist veel inimesi, kellel on oma mõttelend, oma lähenemine, omad kontseptsioonid ja nii edasi. Lugupeetud kolleegid, ma mõtlen ei maksa minna kriminaalsete lugude otsimisele välja. Ühelt poolt ja teiselt poolt meil on vaja austada oma peaministrit. Ma usun, et selgus on uskuda ja usaldada.
uskuda ja usaldada. Täna õhtul toimetus tegi mul ülesandeks päevakajas anda informatsiooni praeguse pressikonverentsi kohta. Üle 3 päeva vahedega on käinud minu juures inimesed Rakverest, Pandivere alalt. Üks väga tore mees on pensionär, kes tahab oma maja hakata remontima. Eile ta käis ka ja küsis, kas mul maksab hakata remontima maja. Sest ta elab selles samas piirkonnas, kus esimeste geoloogiliste puurimiste tagajärjel luurepuuraukudega geoloogia valitsus tegi 60 uut kaevu. Need olid ainult luurepuuraugud, need on 17 sentimeetrit läbimõõdus. Aga kui võetakse sinna sisse praegu proovikaevandus, siis on selge ju, et vesi kaob ära. Näiteks vee taseme langemisega 30 sentimeetrit tuli välja 20 aastat tagasi Rakveres olnud õlireustus. Tähendab, see hüdrogeoloogia on seal niivõrd õrn, niivõrd mängib, et iga pisemki režiimi muutus Pandivere veekärjes annab kohe tagasi löögi. Kas te ütlete, kas sel mehel on mõtet hakata maja remontima? Kas Vilde kolhoosil on mõtet jätkata oma kalakasvanduse laienemist? Seal on terve rida suurepärased majandid, kes kõik praegu ootavad ainult üht, kas ei või jaa. Ja see vastus on teie käes. Ma tahan veel kord tagasi tulla. Ei maksa lihtsustada selliseid suuri ja vastutusrikkaid asju. Ja ma oleksin kergemeelne inimene, kui ma ütleksin, et palun, kõik jääb nii, nagu on. Saate must aru? Kui aga nüüd konkreetselt puudutada seda inimest, siis selleks on olemas meil riiklikud seadused. Öelge jaa, lasta remondib ära ja kõik see, kui seal ka juhtuks kaevanduse rajamine või muud ühesõnaga tööd, riik garanteerib talle uue elamispinna, uue koha, makstes kinni kõik need asjad. Selle kohta on ju seadused olemas meil. Sellepärast, kui tänaseks päevaks peaminister hakkaks iga üksiku puurkaevuga tegelema Rakvere rajoonis, iga üksiku majaga, no uskuge ühesõnaga, ma teeksin vigu. Ei saa olla peaministri kompetentsuse tasemel selliste lokaalsete küsimuste lahendamine, kui on lahendamata probleem tervikuna. Ja ma ütlesin, ärgem ennetagem aega. Tuleb aeg. Selleks ajaks on 88. aasta 3. kvartal. Ja pärast seda istume teiega veel, ma usun, mitte üks kord maas. Selleks, et ühesõnaga asjad paika panna ja lõplikult selgusele jõuda, kuidas olla. Seda retsepti tänaseks päevaks ei saa pakkuda. Näete, ei mina, ei väga lugupeetud seltsimehed, kes mind täna siin selles suhtes assisteerisid. No nii, mitmed ajakirjanikud on juba korduvalt esitanud, nüüd veel kes esimest korda siis? Toivo Aare. Toivo Aare, mul on väga lihtne küsimus. Mida teha Juhan Aarega? Ma usun, et kui Juhan Aare luges 10. kuupäeva, pühapäevast ajalehte, selle, millest räägiti pleenumil ja meie ajakirjanduse rollist praegustes tingimustes, kus partei ja valitsus rakendab kõiki abinõusid avalikustamise suhtes tuleviku peale, ma usun, peaks meil retsept olema kõigil käes. See, et jäävad erinevad seisukohad, see on täitsa loomulik. Me ei saa ja me tulime täna siia ka, me sugugi ei kavatsenud või ei lootnud selle peale, et me siit ära lähme kõik nüüd ühe ja sama seisuga, ei sugu mitte. Kuid ilmtingimata nende vaatevinklite valgustamisel peab olema maksimaalselt objektiivsust, maksimaalselt kompetentsust ja maksimaalselt haaratust. Minu arust selles suhtes ma soovitaksin veel teise sellise dokumendina kas või seltsimees Uti Sirp ja Vasarat ühesõnaga lugeda. Nii et midagi katki ei ole, kuid valgustada tuleb ühte ja teiste, kuid mitte korrata seda. Tõesti, laskem põllumehed rahulikult minna põllule, sealhulgas ka Vilde kolhoos. Tehkem tööd, see on peamine.
kuid probleem on ja jääb ja selleks on olemas inimesed, kes seda lahendavad eelolevate aastate jooksul. Kuid ärgem tehkem niimoodi, nagu me vaidleme ja minu arust Heinz Valk pani asjad paika kunstigaleriiga. Ärgem pangem niimoodi vastuollu arhitektide liitu ja kunstnike liitu, looduskaitsjad ja põllumehi, kõiki teisi ühesõnaga gruppe. Ärge süvendagem vastastikust usaldamatust ja konfliktsituatsiooni. Heatahtlikkus, süvenemine asjasse peab olema meie elu kreedoks. Ja kui see rahuldab ka Juhan Aaret, ma usun, et siis me anname üksteisele kätt pärast tänast kohtumist ja mingit küsimust ühesõnaga Juhan Aare persoonest ei tekki ei ühelgi tasemel. Nii. Ja veel üks küsimus, jah, palun. Siin teie esinemise alguses Raul Mälk, Eesti Raadio, ütlesite, et Maardu kombinaat pärast seda, kui fosforiidiga lõpetatakse ära, hakkab tootma keemilisi taimekaitsevahendeid. Keemiline taimekaitsevahend minu jaoks tõlgituna on mürk. Kas mürgi tootmine algab Lasnamäe ning kavandatava Maardu elamurajooni vahel? Kuidas seda põhjendada? Mis siin on tegemisel? Jah. Kas te olete kuulnud sellised taimekaitsevahendid nagu feromoonid? On see mürk? See ei ole, aga kas siis ei peaks ka täpsustama seda? Järelikult mitte kõik taimekaitsevahendid ei ole mürgid. TT aeg on möödas ja ma usun, et selle eest kannavad jällegi hoolt rohkem teadlased kui raadioelektroonikust peaminister, et toodetavad asjad ei mürgitaks, ei lastamäelasi, esmajoones muidugi maardulasi endid ja mitte ainult, vaid need ju lähevad taimedesse ja taimedega juba sööb mitte ainult teie ja lastamäelane, vaid kõik meie teiega. Kas on oodata siis selle oodatava tootmisprogrammi avalikustamist? Kindlasti. Seda võime lubada julgesti. Nii, nüüd vast seltsimehed hakkame otsi kokku tõmbamast. Küsimused hakkavad juba korduma, nagu te isegi tunnete. Ma paluksin veel lõppsõnaks siis seltsimees Saulil öelda mõned soovid kõigile meile ajakirjanikele ja siis asume tööle. Palun. Lugupeetud seltsimehed, ma usun, et see mõttevahetus oli kasulik mõlemile poolele. Oli kasulik selles mõttes, et ilmtingimata need, kes tegelevad sellega alates Eesti fosforiidist, lõpetades Vabariigi valitsuse ja ka Keskkomitee bürooga, et veel kord sisukamalt vaagida kõiki poolt ja vastu olevaid aspekte, see, mis puudutavad meie homset elu ja elukeskkonda. Ja selle eest ma tahaksin öelda kõigile neile, kes on andnud selles suhtes oma positiivse panuse, ülima tänu ja kindla veendumuse, et te selles suunas töötate ka tulevikus edasi. Ma ei taha täna hakata mingit programmi lugema ajakirjanik. Me rääkisime väga põhjalikult sellest meie viimasel pleenumil, koostöös uutmise programmiga, kaadripoliitikaga. Sellest on pool materjali ilmunud, ülejäänud ilmub veel nendes päevades, homme, võib-olla jätkub isegi ülehomseks veel. Ja ma usun, et seal on väga palju kasulikku materjali. Ja ma siinjuures tahaksin võib-olla veel kord tuletada meelde ka peasekretäri Mihhail Sergejevitš Gorbatšovi sõnu, kui ta siin kohtus meie vabariigi aktiiviga, et mõelgem ja koos sellega tegutsege. Mitte nii, et me istuksime käes rüppes ja ootaksime, nagu öeldakse, et keegi meie eest teeb midagi ära, nii nagu tänaste küsimuste koosseisus oli olnud. Teist sõltub väga palju sellise tööka meeleolu loomisel. Ja selleks tahakski soovida teile kõike jõudu, head vastupidamust ja mis kõige tähtsam, oskust leida oma kohta selles keerulises uudsuse või uutmise, demokratiseerimise ja avalikustamise protsessis. Jõudu jaksu! Lubage veel kord teie nimel tänada seltsimees Sauli ja kõiki teisi pressikonverentsist osavõtjaid. Ja ma usun, et meie
arusaamine Eesti fosforiidi probleemidest on tänaseks laiem, kui ta oli enne siia tulekut ja soovin ühesem tõepoolest, nagu seltsimees Tooming mulle ette ütleb, ja soovin, et me tõesti hoiaksime seda ühist joont oma ajakirjanduslikus tegevuses. Kõike head teile! mille koostamine praegu käib nii meie vabariigi riigiplaanis kui ka liidu riigiplaanis, leiduvad korrektiivid, mis tuleb sisse viia ka selliste mineraalväetiste tootmise programm. Nii et selles osas ma olen teiega täiesti nõus. Nii, seltsimees Undusk. Eesti Televisioonist Felix Undusk. Tähendab, mul jäi arusaamatuks üks selline vastuolu. Ma loodan, et Saul, te oskate ära seletada, milles see seisneb või mis on siin põhjus. Teie kinnitasite, et kohtumisel seltsimees Koževnikoviga sai kinnitatud veel, et see protokolli järeldus, mis 83. aastal alla kirjutati, see on pädev antud hetkel. Ja projekteerimist ei toimu ja nagu ma sain aru, enne 88. aastat selle juurde ei asuta. Samas kolleeg Juhan Aare kirjeldusest, kuidas ta selle intervjuu seltsimees Jampoli käest sai Moskvast, kuulsin ma, et seltsimees Koževnikov ise volitas seltsimees Jampolit viidates, et tegu on kõige kompetentsema isikuga selles küsimuses ja seltsimees Jampol kinnitas, et projekteerimine käib, kui ma õigesti aru sain, ja teadis välja öelda kõik arvulised andmed, maardla aasta võimsuse ja nii edasi tootmistegevuse kohta. Tähendab, minu jaoks on siin küllaltki arusaamatu esialgu vastuolu. Ehk te oskate selle ära seletada. Kas on tegu siis, nagu öeldakse, aseministri, nagu öeldakse, korraldustest üleastumisega, koordineerimatusega, mis on mõeldamatu ühe ministeeriumi raames, või riigi raha lubamatu raiskamisega, kui projekteeritakse seda, mida pole eesmärgiks seatud? No kõigepealt ma seltsimees Jampoli eest vastata ei saa, eks ole, teda ei ole siin ja ma ei võtaks omale sellist õigust isegi kommenteerimaks, miks ta niimoodi ühesõnaga, nagu öeldakse, astus üle ministri otsusest, mis on vastuolus nii distsiplinaarnõuete, eetikanõuete ja kõige muu. Sellepärast ma seda osa ei kommenteeriks, kusjuures ka minu kohtumisel seltsimees Koževnikoviga, kusjuures seltsimees Koževnikovi soovitus Aarele, ma leian, et oli täiesti õiguspädevuses ja mitte midagi vastuolulist selles mina ei näe ja ma usun, et ei Aare, ei Koževnikov ise ka, kuid juba kohtumisel minu juurde, kusjuures ta minuga kohtus juba ministri volitusel, ei kutsutud enam seltsimees Jampoli, ma ei hakanud ka. Vabandage familiaarsuse eest. Me alles hiljuti kohtusime ühise laua taga, juba rääkisime, mis öeldakse südamed tühjaks üksteisel. Aga siin ma oleksin teiega täielikult nõus, et ümbervaatamisele programm tõesti tuleb. Ja kui te panite tähele, siis ma mainisin ka seda, et 1985. aastal vastu võetud määrus ei leidnud realiseerimist 5 aastaku plaanisega programmis, sest meil puudusid selleks reaalsed võimalused. Teiste sõnadega selle
määruses, mida ma juba mainisin, paika pandud programm oli teataval määral ennatlik. Kuid ma ei ole nõus selle väitega ekstensiivse, intensiivse seisukoha suhtes, kuivõrd määrus valmistati ette ja võeti vastu 85. aasta lõpul, meil novembris, liidus septembris. Nagu te mäletate, paika pani asjad aprilli pleenum aprillis. Nii et ühesõnaga teatav inerts, mõtlemise inerts, tegutsemise inerts on kindlasti määruses sees ja see andis ennast juba näha kohe 12. viisaastaku programmi, nagu öeldakse, formeerimisel. Ja kindlasti 13. viisaastaku programmi, mille koostamine praegu käib nii meie vabariigi riigiplaanis kui ka liidu riigiplaanis, leiduvad korrektiivid, mis tuleb sisse viia ka selleste mineraalväetiste tootmise programm. Nii et selles osas ma olen teiega täiesti nõus. Nii, seltsimees Undusk. Eesti Televisioonist Felix Undusk. Tähendab, mul jäi arusaamatuks üks selline vastuolu. Ma loodan, et Saul, te oskate ära seletada, milles see seisneb või mis on siin põhjus. Teie kinnitasite, et kohtumisel seltsimees Koževnikoviga sai kinnitatud veel, et see protokolli järeldus, mis 83. aastal alla kirjutati, see on pädev antud hetkel. Ja projekteerimist ei toimu ja nagu ma sain aru, enne 88. aastat selle juurde ei asuta. Samas kolleeg Juhan Aare kirjeldusest, kuidas ta selle intervjuu seltsimees Jampoli käest sai Moskvast, kuulsin ma, et seltsimees Koževnikov ise volitas seltsimees Jampolit viidates, et tegu on kõige kompetentsema isikuga selles küsimuses ja seltsimees Jampol kinnitas, et projekteerimine käib, kui ma õigesti aru sain, ja teadis välja öelda kõik arvulised andmed, maardla aasta võimsuse ja nii edasi tootmistegevuse kohta. Tähendab, minu jaoks on siin küllaltki arusaamatu esialgu vastuolu. Ehk te oskate... Selleks on olemas minister, kes on ühesõnaga võrdväärne liidu valitsuse liige minuga ja kes vastutab pariteetsel alusel koos minuga. Aga kui ma lähen sinna alla, uskuge, me võime Nõukogude Liidus leida peale selle 2 inimese, keda nimetas seltsimees Aare praegu, vist veel inimesi, kellel on oma mõttelend, oma lähenemine, omad kontseptsioonid ja nii edasi. Lugupeetud kolleegid, ma mõtlen ei maksa minna kriminaalsete lugude otsimisele välja. Ühelt poolt ja teiselt poolt meil on vaja austada oma peaministrit. Ma usun, et selgus on uskuda ja usaldada, uskuda ja usaldada. Uskuda ja usaldada. Täna õhtul toimetus tegi mul ülesandeks päeva kajas anda informatsiooni praeguse pressikonverentsi kohta. Üle 3 päeva vahedega on käinud minu juures inimesed Rakverest, Pandivere alalt. Üks väga tore mees on pensionär, kes tahab oma maja hakata remontima. Eile ta käis ka ja küsis, kas mul maksab hakata remontima maja. Sest ta elab selles samas piirkonnas, kus esimeste geoloogiliste puurimiste tagajärjel luurepuuraukudega geoloogia valitsus tegi 60 uut kaevu. Need olid ainult luurepuuraugud, need on 17 sentimeetrit läbimõõdus. Aga kui võetakse sinna sisse praegu proovikaevandus, siis on selge ju, et vesi kaob ära. Näiteks vee taseme langemisega 30 sentimeetrit tuli välja 20 aastat tagasi Rakveres olnud õlireustus. Tähendab, see hüdrogeoloogia on seal niivõrd õrn, niivõrd mängib, et iga pisemki režiimi muutus Pandivere veekärjes annab kohe tagasi löögi. Kas te ütlete, kas sel mehel on mõtet hakata maja remontima? Kas Vilde kolhoosil on mõtet jätkata oma kalakasvanduse laienemist? Seal on terve rida suurepärased majandid, kes kõik praegu ootavad ainult üht, kas ei või jaa. Ja see vastus on teie käes. Ma tahan veel kord tagasi tulla. Ei maksa lihtsustada selliseid suuri ja vastutusrikkaid asju. Ja ma oleksin kergemeelne inimene, kui ma ütleksin, et palun, kõik jääb nii nagu on.
Saate must aru? Kui aga nüüd konkreetselt puudutada seda inimest, siis selleks on olemas meil riiklikud seadused. Öelge jaa, lasta remondib ära ja kõik see, kui seal ka juhtuks kaevanduse rajamine või muud ühesõnaga tööd, riik garanteerib talle uue elamispinna, uue koha, makstes kinni, kõnnikov ise ka, kuid juba kohtumisel minu juurde, kusjuures ta minuga kohtus juba ministri volitusel, ei kutsutud enam seltsimees Jampoli, ma ei hakanud ka pieteeditundest, nagu öeldakse, uurima, kes, kus ja miks. Kusjuures nad olid väga teadlikud, nii seltsimees Kaževnikov kui ka Jampoli esimene asetäitja olid väga kursis, millise laine see ebatäpne informatsioon Eestimaal, nagu öeldakse, üles kutsus. Nüüd, mis puudutab projekteerimist, nähtavasti siin on jällegi arusaamade või terminoloogia küsimus, ma ütleksin niimoodi, nii nagu Taaregi praegu esitas. Tähendab, mis siis toimub? Ja toimub uurimistööde tsükkel, mida teostab praegu meie geoloogia valitsus. See toimub. Seal määratakse mahud kindlaks, tagavarad kindlaks ja nii edasi. Kuid see, mis puudutab kaevanduse projekteerimist, õigemini selle esimest staadiumit, tehnoökonoomilise põhjenduse tegemist, siis kuivõrd objekt ei ole 5 aastaku plaanis, juba meie seadusandlikkus ei luba seda projekteerida. Ja selle projekteerimine ei toimu. Ja seda kinnitasid kõik need, kes eile viibisid ministrite nõukogu istungil. Nii, nüüd me oleme ajalimiidi kõik ära kasutanud juba. Kuidas seltsimees Saul, kas on veel võimalik küsida küsimusi? Ma joon kogu aeg vett nüüd. Pean vastu. Nii, võib veel. Nii, palun. Siin oli Vello Pohla Eesti Televisioon. Siin oli juttu sellest, et me peame avalikustamise ajal rääkima ausalt kõikidest asjadest. Ma istun siin pressikonverentsil ja püüan mõtleva inimesena, nii nagu me kõik oleme, siiski aru saada ühest põhivastuolust, mis on meie pressikonverentsil siin lahendamata jäänud. Ma ei saa nüüd aru, kumb ei ole aus, kas teie peaminister või Juri Jampol, ühe ministeeriumi ühesõnaga tegutsev, toimiv ametnik. Ma tahan uskuda teid, selline peaminister, aga mul jääb arusaamatuks loogiliselt võttes, ilma emotsioonideta, selle ministeeriumi ametniku tegutsemise motiivid, kes järsku vastuolus ministri asetäitja otsustele, plaanidele ja kavatsustele justkui põranda all planeerib suurt ettevõtmist Liiduvabariigis, ühesõnaga, ja kuidas ta julges seda teha? Kas ta tegi seda provokatsioonilistel kaalutlustel või mis motiivid sellel inimesel oli? Ja kui ma ei saa sellele vastust, sellele küsimusele, te ütlete, et te ei rääkinud ministri asetäitjaga, sellel küsimuses ei olnud teil juttu. Meile, jah, projekteerimistööd toimuvad. Tema oma käega on mul kirjutatud siia sisse. Need tööd toimuvad projekt Razrabotki Mezda Raždeni ja asutuse nimi Koskor Himprojekt. Direktori nimi Kuljaev Vladislav Vladimirovitš. Telefoninumbrid. Palun pöörduge nende inimeste poole, te saate täpse vastuse projekteerimistööde tänasest käigust. Projekteeritakse mõlemaid Toolse karjääri kabalakaevandus. Selline oli üleliidulise koondise juhi vastus minule ja oma käega on ta see kirjutanud. Ja teiseks, meil oli kohtumine ka selle ministeeriumi peageoloogiga ja me esitasime talle küsimuse, et kuivõrd kujutletakse seal ette Pandivere kõrgustiku Rakvere rajooni hüdrogeoloogilist iseärasust. Ja peageoloog Aljonov Jevgeni Sergejevitš ütles nii, mingeid erilisi iseärasusi seal ei ole, mõningaid veeprobleeme tekib, mõne kilomeetri või võib-olla mõne 10 kilomeetri raadiuses pisut vesi langeb, pärast see taastub ja ongi kogu lugu. Tähendab, meile sai kahjuks seal selgeks, et kas tahtlikult või mitte juhtivatel ametiisikutel ei ole piisavalt informatsiooni väga keerukast hüdrogeoloogilisest situatsioonist Rakvere rajoonis ja juhul, kui seda informatsiooni ei ole ja toimuvad intensiivsed projekteerimistööd,
ja öeldakse meile täpselt aastaarvud, millal tuleb tehnika kohale ja kaevatakse auk maa sisse, siis tähendab, tekib ju loogiline küsimus ja isegi, kui soovite, hirm, et nii keerukas Eestimaa piirkonnas hakatakse nii mastaapseid töid ette võtma. Kui lubatakse, ma vastaksin küsimusega. Miks te ei esitanud küsimust näost näkku? Kuidas suhtub seltsimees Jampol oma ministrisse? Miks ei tunnistada distsipliini? Ja miks ei tunnistada eetikat? Ja esitate need küsimused minule. Teil oli ju teada ministri poolt alla kirjutatud dokument koos endise peaministri Klaussoniga. Minule paluti selle inimese poole pöörduda kui kõige kompetentsema ametiisiku poole selles ministeeriumis. Nõus, aga ma ütlesin, te ju teadsite dokumenti, mis kehtib tema suhtes tema ministri näol. Ja nüüd tahate minult saada vastuse küsimusele, millele oleks pidanud esindama temal. Ma täpsustasin lihtsalt Vello Pohla küsimus teile. Ma saan aru, aga ma ütlesin, ma ei saa lihtsalt sellele küsimusele Vello Pohlale vastata, sest ma Jampoliga rääkinud ei ole. Ja ei pea isegi vajalikuks temaga rääkida. Selleks on olemas minister, kes on ühesõnaga võrdväärne. Selleks on olemas minister, kes on ühesõnaga ja ka ökoloogilises valdkonnas. Kuid projekt, kui te mõtlesite selle all konkreetset tehnoloogiat, eks ole, kuni nende tehnikani välja, kuidas kasutada kasvõi seda virukaevanduse näiteks tehnoloogiat ja nii edasi juba seal konkreetses kabala tingimustes, siis seda praegu ei tehta, vaid see tehakse selle teise projekti käigus siis, kui sellega hakkab tegema mineraalväetiste ministeerium. Sest praegu tegeleb uurimistöödega meie geoloogia valitsus ja tema liiduliseks šefiks vahetus on geoloogia ministeerium, mitte mineraalväetiste tootmise ministeerium. Tänan. Nüüd on järjekord jõudnud Ants Paju. Ja palun. Eesti loodus Ants Paju. Ainult üks küsimus. Seltsimees Saul, olge pai, andke veel kindlust juurde, kas võime siis selle etapi nüüd tänasega lugeda lõppenuks, mis algas Eesti Raadio Valges saalis, kus anti stardipauk tollele hirmule, mille sünnitas, et üks harukond tuleb paikkonnale kallale ja ei arvesta paikkonna huve. Tähendab, me täna saime sellele kindla vastuse, et see on nõnda. Ja nüüd meil on kindlus ja me peaksime ise endale küsimuse püstama nii, kas selle tegevuse käigus, selle emotsionaalsel foonil, mis on vabariigis loodud, ei peaks me välja töötama oma keskkonnakaitse strateegia ja sellest tulenevalt hierarhiseerima probleemid, et siis meie rahvas, kes ootab ajakirjanike vahendusel selle probleemi tõlgendust, natukene saaks rahu ja kevadtöödelegi teise tundega vastu minna. Sest kui lugeda neid luuletusi ja kõiki kirju, mis on tulnud, siis tuleb aru saada, et selle väikse paiga rahvas on tõesti praegu suuresti nikastatud mure poolest. Ma olen kahe käega teie poolt. Hääletan kahe käega ja toetan teid igati. Ma ütlesin, kuni selle keskkonnakaitsekomitee moodustamisede välja, et ühesõnaga oleks nii riiklik organ kui ka täismeetmete programm, mis garanteeriksid meil elukeskkonna säilitamise mitte ainult meie lastele, vaid ka lastelastele ja järgmistele põlvedele juba järgmises sajandis. Ma tahaksin seltsimees Paju küsimusega liituvalt ettepanekut täpsustada veel selles suunas. Kas me saaks probleemi, mida me praegu arutame, käsitleda nii, et toitlusprogramm tuleb meil lahendada, kuid fosforiidimaardlate evitamise programm on meil paberile pandud nendel kaugetel aegadel, kui Nõukogude Liidu majandust tervikuna iseloomustasid ekstensiivsed ja mitte praegused intensiivsed majandusviisid. Kas meil ei tuleks sellest järeldudes võtta endale õigus ajakirjast Novõi Mir Anatoli Ivašenko kirjutuse Maamuld. Ja seal on öeldud sõna-sõnalt nii. Ma ei hakka praegu selle autori olemust täpsustama, ma usun, et paljud teavad, kes see mees on. See mees ütleb nii, 40% Nõukogude Liidus kasutatavast mineraalväetistest praktiliselt ei mõjuta taimede kasvu, kuna rasked ratastraktorid
on mulla niivõrd kinni tampinud, et need mineraalväetised, mis me põllule viime, praktiliselt taimi ei mõjuta. Tähendab, teeb autor järelduse. 10 väetisetehasest 4 Nõukogude Liidus töötavad tühja ja mis veelgi olulisem, rõhutab inimene, kes on aastakümneid Nõukogude Liidu mulla uurimisega tegelenud, need mineraalväetised põhjustavad mulla mürgitamist ja sellega seoses mullaviljakuse kiiret vähenemist ja igal aastal Nõukogude Liidus kannab tuul minema sellise koguse mulda, mis võrdub umbes 180 miljoni tonni teraviljaga. Kuidas sellisesse seisukohta suhtub? Kui ühe sõnaga, siis negatiivselt. Selles suhtes on ilmunud, kui ma ei eksi, kas oli ajakirjas Novi Mirv, oli ühesõnaga terve pikk kirjutis muldade kohta, eriti stepirajoonides, sealhulgas ka mustmullavöönis. Usun, te olete seda ka lugenud. Ja just sealt need samased probleemid, muldade kinni tampimise probleemid tuuakse tõesti väga teravalt esile. Sealhulgas ka väetiste kasutamise efektiivsus nendes muldades või nendes kohtades. Sellepärast ma ka rääkisin, et kui meie üles ehitasime oma viljatootmise ja toitlustusprogrammi realiseerimise teed, siis ma nimetasin siin 3 aspekti. Kõigepealt tehnika. Ja ma usun ka seda, vähemalt Müür on kindlasti, nagu öeldakse, seda asja kommenteerinud ja näidanud palju kordi, millele me läksime üle uute külvikute väljatöötamisel. Esiteks vähendamaks seda samast koormust pinnasele, teiseks tegemaks ühe ja sama masinaga kohe 4 operatsiooni, kolmandaks samaaegselt viima mulda nii tera kui granuleeritud mineraalväetised, juba liitväetise, kusjuures erinevatele kõrgustele ja oma kindla geomeetriaga 4 tera vahele 1 graanul. Seega ma tahan öelda seda, et muidugi tuleb lahendada asju kompleksselt, mitte ainult vaadata. Tõepoolest küsimused hierarhilisse järjekorda seada. Ja ma põhjendaksin seda järgmise näitega. Nõukogude Liit on aastaid olnud maailmas esikohal mineraalväetiste toodangu poolest. Ta toodab mineraalväetisi praegu 1,6 korda rohkem kui Ameerika Ühendriigid. Ometi me veame teravilja sisse Ameerika Ühendriikidest. Järelikult peab lahendus leiduma mitte põllumajanduse kemiseerimises, vaid põllumajanduses elementaarse korra loomises. Sest Lennart, ma oleksin teiega täiel määral, vabandust, Lennart Meri, vabandage familiaarsuse eest. Me alles hiljuti kohtusime ühise laua taga, juba rääkisime, mis öeldakse südamed tühjaks üksteisel. Aga siin ma oleksin teiega täielikult nõus, et ümbervaatamisele programm tõesti tuleb. Ja kui te panite tähele, siis ma mainisin ka seda, et 1985. aastal vastu võetud määrus ei leidnud realiseerimist 5 aastaku plaanisega programmis, sest meil puudusid selleks reaalsed võimalused. Teiste sõnadega selle määruses, mida ma juba mainisin, paika pandud programm oli teataval määral ennatlik. Kuid ma ei ole nõus selle väitega ekstensiivse, intensiivse seisukoha suhtes, kuivõrd määrus valmistati ette ja võeti vastu 85. aasta lõpul, meil novembris, liidus septembris. Nagu te mäletate, paika pani asjad aprilli pleenum aprillis. Nii et ühesõnaga teatav inerts, mõtlemise inerts, tegutsemise inerts on kindlasti määruses sees ja see andis ennast juba näha kohe 12. 5 aastaku programmi, nagu öeldakse, formeerimisel. Ja kindlasti 13. 5 aastaku programmi, mille koostamine praegu käib nii meie vabariigi riigiplaanis kui ka liidu riigiplaanis, leiduvad korrektiivid, mis tuleb sisse viia ka selleste mineraalväetiste tootmise programm. Nii et selles osas ma olen teiega täiesti nõus. Nii, seltsimees Untusk.
Eesti Televisioonist Felix Sondusk. Tähendab, mul jäi arusaamatuks üks selline vastuolu. Ma loodan, et Saul, te oskate ära seletada, milles see seisneb või mis on siin põhjus. Teie kinnitasite, et kohtumisel seltsis Koževnikoviga sai kinnitatud veel, et see protokolli järeldus, mis 83. aastal alla kirjutati, see on pädev antud hetkel. Ja projekteerimist ei toimu ja nagu ma sain aru enne ka... Et jäävad erinevad seisukohad. See on täitsa loomulik. Me ei saa ja me tulime täna siia ka, me sugugi ei kavatsenud või ei lootnud selle peale, et me siit ära lähme kõik nüüd ühe ja sama seisuga. Ei sugu mitte. Kuid ilmtingimata nende vaatevinklite valgustamisel peab olema maksimaalselt objektiivsust, maksimaalselt kompetentsust ja maksimaalselt haaratust. Minu arust selles suhtes ma soovitaksin veel teise sellise dokumendina kas või seltsimees Utti Sirp ja Vasarat ühesõnaga lugeda. Nii et midagi katki ei ole, kuid valgustada tuleb ühte ja teiste, kuid mitte korrata seda. Tõesti, laskem põllumehed rahulikult minna põllule, sealhulgas ka Vilde kolhoos. Tehkem tööd, see on peamine. Kuid probleem on ja jääb ja selleks on olemas inimesed, kes seda lahendavad eelolevate aastate jooksul. Kuid ärgem tehkem niimoodi, nagu me vaidleme ja minu arust Heinz Valk pani asjad paika kunstigaleriiga. Ärgem pangem niimoodi vastuollu arhitektide liitu ja kunstnike liitu, looduskaitsjad ja põllumehi, kõiki teisi ühesõnaga gruppe. Ärge süvendagem vastastikust usaldamatust ja konfliktsituatsiooni. Heatahtlikkus, süvenemine asjasse peab olema meie elu kreedoks. Ja kui see rahuldab ka Juhan Aaret, ma usun, et siis me anname üksteisele kätt pärast tänast kohtumist ja mingit küsimust ühesõnaga Juhan Aare persoonest ei tekki ei ühelgi tasemel. Nii. Ja veel üks küsimus, jah, palun. Siin teie esinemise alguses Raul Mälk, Eesti Raadio, ütlesite, et Maardu kombinaat pärast seda, kui fosforiidiga lõpetatakse ära, hakkab tootma keemilisi taimekaitsevahendeid. Keemiline taimekaitsevahend minu jaoks tõlgituna on mürk. Kas mürgi tootmine algab Lasnamäe ning kavandatava Maardu elamurajooni vahel? Kuidas seda põhjendada? Mis siin on tegemisel? Jah. Kas te olete kuulnud sellised taimekaitsevahendid nagu feromoonid? On see mürk? See ei ole, aga kas siis ei peaks ka täpsustama seda? Järelikult mitte kõik taimekaitsevahendid ei ole mürgid. TT aeg on möödas ja ma usun, et selle eest kannavad jällegi hoolt rohkem teadlased kui raadioelektroonikust peaminister, et toodetavad asjad ei mürgitaks, ei lastamäelasi, esmajoones muidugi maardulasi endid ja mitte ainult, vaid need ju lähevad taimedesse ja taimedega juba sööb mitte ainult teie ja millise laine see ebatäpne informatsioon Eestimaal, nagu öeldakse, üles kutsus. Nüüd, mis puudutab projekteerimist, nähtavasti siin on jällegi arusaamade või terminoloogia küsimus, ma ütleksin niimoodi, nii nagu Taaregi praegu esitas. Tähendab, mis siis toimub? Ja toimub uurimistööde tsükkel, mida teostab praegu meie geoloogia valitsus. See toimub. Seal määratakse mahud kindlaks, tagavarad kindlaks ja nii edasi. Kuid see, mis puudutab kaevanduse projekteerimist, õigemini selle esimest staadiumit, tehnoökonoomilise põhjenduse tegemist, siis kuivõrd objekt ei ole 5 aastaku plaanis, juba meie seadusandlikkus ei luba seda projekteerida. Ja selle projekteerimine ei toimu. Ja seda kinnitasid kõik need, kes eile viibisid ministrite nõukogu istungil. Nii, nüüd me oleme ajalimiidi kõik ära kasutanud juba. Kuidas seltsimees Saul, kas on veel võimalik küsida küsimusi? Ma joon kogu aeg vett, pean vastu. Nii, võib veel. Nii, palun. Siin oli Vello Pohla, Eesti Televisioon. Siin oli juttu sellest, et me peame avalikustamise ajal rääkima ausalt kõikidest asjadest. Ma istun siin pressikonverentsil
ja püüan mõtleva inimesena, nii nagu me kõik oleme, siiski aru saada ühest põhivastuolust, mis on meie pressikonverentsil siin lahendamata jäänud. Ma ei saa nüüd aru, kumb ei ole aus, kas teie, peaminister, või Juri Jampol, ühe ministeeriumi ühesõnaga tegutsev, toimiv ametnik. Ma tahan uskuda teid, silmis peaminister, aga mul jääb arusaamatuks loogiliselt võttes, ilma emotsioonideta, selle ministeeriumi ametniku tegutsemise motiivid, kes järsku vastuolus ministri asetäitja otsustele, plaanidele ja kavatsustele justkui põranda all planeerib suurt ettevõtmist liiduvabariigis, ühesõnaga, ja kuidas ta julges seda teha, kas ta tegi seda provokatsioonilistel kaalutlustel või mis motiivid sellel inimesel olid. Ja kui ma ei saa sellele vastust, sellele küsimusele, te ütlete, et te ei rääkinud ministri asetäitjaga, sellel küsimuses ei olnud teil juttu, et mis motiividel siis see asi käib. Siis teete mõtleva inimesena, ma ei saa sellele küsimusele vastust terve tänase selle pressikonverentsi puhul ja see jääb õhku rippuma kahjuks. Tähendab, kohtumisel Juri Jampoliga me tõesti küsisime mitu korda, kas toimuvad mingi